Ühesõnaga. Jah, tere sõbrad. Tere sõbrad. Tere sõbrad. Oleme kogunenud täna siia, et mälestada neid, kes on hukkunud tarvitamise tagajärjel. Okei, ma ei hakka sihukest paska kajama täna. Ma on tulnud siia küll nagu... Et mälestada hukkunuid. Ja tegelikult me peaks iga päev natuke hukkunuid mälestama. Jah, sest see on väga suur probleem ja meil on tegelikult probleemidest rääkimine on mingi maani on nagu hea, aga ainult nendele pidama jäämine on nagu räägid, leiad lahenduse ja on siin kõik hästi on ja. Näiteks mul tahtsin siia alustuseks Kurvemaa mõttetera visata, et paar päeva, mõni päev tagasi siis õhtul Prismas käies sattusin peale olukorrale, kus üks 13-14 aastane tütarlaps võrdlemisi nagu puhtad riided seljas ja siuke normaalne palus lihtsalt meie ees oleval härral, et kas ta saab talle midagi süüa osta. Me jäime ka seisma, et siis ise ka nagu poleks see härra tõesti välja teinud. Läksid nagu kohe poodi tagasi. Mingid asju kuulsin seal, täpselt ei saanud, et see on väga kurb. See on väga kurb, jah. Et ma tahtsingi siin kohal, et kui keegi teab kuskil kedagi, et kuskil mõni laps nälgas on nagu reaalselt, siis mul ei ole palju raha, aga selle ühe kotitäie mingit söögivärki ma leian. Kui keegi teab kindlalt, sest et ma tean, et kellel need abipakid lähevad, need tihtipeale võib-olla ei ole need, kes abi vajavad. Ma nõus sellega, jah. Need on need skeemitajad, et saaks lihtsalt tasuta midagi, aga tegelikult nagu... Ja need, kes nagu abi vajavad, need ei küsi abi, aga... Ja siis sellega on nagu mingi siuke värk ja... Ja see oligi vist, mis päeval see... maailma kõige kuulsam püramiidskeemitaja siia tuli. Kes sa? Tead küll selle maailma suurima ohvririigi president. Siuk väike mees on, kes käib korjab igal poolt raha. Maailma kõige rikkam mees peaks olema juba. Et jah, sinna me saadame, aga meil on endal lapsed nälgas. Päris kurbin, jah. On küll, jah. Nii et aidakem, kui saab aidata. Lähme positiivsema noodiga. Lähme positiivsema noodiga. Räägime, mis episood tuleb täna või? Palun väga, see on sinu teema. Jah. Tänane episood on siis minu planeeritud, minu põhimõtteliselt kokku pandud ja minu meisterdatud lipukesed. Et kui te nüüd näete neid lipukesi, siis te juba tegelikult võite aru saada, mis siin hakkab enam-vähem toimuma. Seda lippu sa oled üsna vähe nagu elus kokku puutud veel, et pigem ma olen selle lipuga kokku puutunud. Ja ma kusjuures neid asju nagu kirja pannes, ma ise ka mõtlesin, et ma ilmselt saan seda lippu suurt vähe kasutada. See ei ole tuttav sulle. Jah, aga ma üritan nagu hästi analüüsida ja ma üritan anda võib-olla ka rohkem nagu võimalus sellele rohelisele lipule. Et üritan võib-olla pehmendada natukene ja ma tean. Ma tahan vahele segada. Ja sa peadki andma rohkem rohelisele lipule võimalusi, sest terve elu sa oled andnud võimalusi. Väga fucking naljakas. Nii on, ma ei saa midagi. Me kõik teeme elus vigu. Ühte sama viga mitte korduvalt loodetavasti. Mida iganes sa räägid,
ma ei lase ennast sellest mõjutada. Nii, ütleme nii, et suurest pildis on see, et Vahur väga ei tea, mis siit tulema hakkab. Mina olen siis kokku pannud erinevad võib-olla omadused, käitumismustrid, mingisugused isikupärad, tegevused, et ma hakkan siis neid järjest nagu nimetama ja siis me hääletame, kas see on siis nagu inimese puhul, minu puhul siis võib-olla mehe puhul ja Vahuri puhul siis naise puhul, jah. Et ja ühesõnaga üritame kuidagi selle asja nagu ära lahendada. Et võime juurde kommenteerida ka, et okei, et ma ei tea, naise puhul on see asi nii või mehe puhul on see asi naa, et need võib-olla lähevad natukene vaata, sest ikka vahest on see, et mehe puhul on mingid asjad võib-olla okei, mis naise puhul pole ja vastupidi on ja vice versa. Et mis me siin pikalt lobiseme, laseme... Peaks ikkagi mainima, et subscribe'ige, jah. Share, like, subscribe, share iti päris palju viimast episoodi, aga alati saab nagu rohkem. Et kui te tunnete, et keegi võiks nagu, ma mõtlesin ka tänane episood kindlasti läheb nagu sinna auku, et inimesed hakkavad ennast rohkem võib-olla analüüsima, et kas nad teevad neid asju, mida me siin nagu nimetama hakkame või et kui nad parasjagu teidivad kedagi, kas see inimene teeb neid asju ja kas see näete seal siis ka nagu punast või rohelist või võib-olla me anname mingi uue nagu perspektiivi mingitele nagu teemadele. Et kui te tunnete, et kedagi võiks see episood kõnetada või keegi on olukorras, kus ta peaks kuulama seda episoodi, siis saatke seda edasi ja tehke teiste elu võib-olla natuke kergemaks, kui te ise ei taha. Jah, sest teatud staadiumis, date'imisstaadiumis on ju niimoodi, et sa näedki ainult neid lippe. Ja sa täielikult eirad. Ja, sest see päike paistab sellise nurga alt. See on see La La Land, ma ütlen. Et tegelikult need on kõik punased, aga see valgus mängib nagu valgus mängib vimkat meil siin. Tuleb läbi spektri, sealt paistab natuke teist maad. Ja mina võib-olla tahtsin nagu lisada ka siia, et kui sa üritadki leida võib-olla inimest, kes on full on see, siis pole olemas. Et kindlasti ka need asjad, mis me siin täna nimetame, kindlasti ka minul on neid omadusi. Ja need, ma räägin, ma olen ka mingit asjade koha pealt see vend. Ja sina oled ka, ma arvan. Muidugi. Et me ei saagi nagu, me ei saa üle olla need, aga me võime olla seal kuskil. Ja jätkuvalt oli see, et oli see arutelu, et ongi kõik otsivad seal, et sarnased huvid ja värki-särki, siis juba nagu see, mõtlesin, aga mis mõttetu suhe see on, kui te olete nii sarnaste huvidega kodus nagu mitte mingisugust diskussiooni ei teki. Tegelikult on nagu palju põnevam see, kui su naine on nagu veits teistsuguste vaadetega, sina oled ühtemoodi või teete erinevat tööd, erinevat elu, saate õhtul kodus kokku. Üks räägib oma päevast, üks kuulab mine pärast, tal on nagu põnev ka nagu hoopis teised probleemid. See rikastab. Jah, kui see, et sa oled kogu aeg ühes putis sees, ma kujutan ette, et sa oledki oma selle bodybuilderiga päevast päeva terve elu. On ainult bodybuilding. Mul on vähemalt Ironman. Mida sa ajad üldse? Ma veitsin tõmban tolmu üles praegu. Kui ma siia sisse tulin. Ma ei soovi oma eraelulistel teemadel. Mina pean. Mis sina pead? Ma olen oma siin... Keegi ei ole pannud sind olukorda, kus sa tahad rääkida. Ma ei ole sind kordagi sundinud rääkima millegist, millest sa ei taha rääkida. Inimesed ei näe, mis seal tegelikult seisab. Seal on võib-olla mingi 3 venda. Püssiga sinu poole on ja... Ei no, tegelikult ikkagi on nii, et ma ei soovi kommenteerida mingeid asju, kui ma ei soovi neid kommenteerida. Sa tahad alati kommenteerida asju siis, kui need on mineviku vormis. Okei, me jääme ootama. Oi jah.
aga okei, intro on nagu praegu juba päris hea olnud. Sulle meeldib. Okei, kuule, aga mis ma siis hakkame minema, et mul on siin päris palju nagu siukseid asju ka kirjas, mis on see, et a la saad värskelt kellegagi tuttavaks või et lähete esimesele date'ile. Nii, inimese nagu need esimesed esmamulje nagu jätmised. Et kui sa hakkadki sealt vaikselt lugema, nii, ta teeb seda, ta on selline, ta on tollene, mis iganes on ja, et kuidas me siis nagu nendele asjadele peale vaataksime. Esimesena on mul siin kirjas, teeb lükke seksiks esimesel kohtumisel. No, mõistus ütleb ikkagi, et see on nagu siuke red flag. See on red flag. Aga vahel on see ka, et kiirelt ära ja võib-olla ei peagi rohkem panema. Et siis on nagu selge, et siit ei tule, et see asi oli nagu jama või? No ma ütlen ausalt, mul on võib-olla neid esimese date'i akte olnud nagu ikka omajagu ja sealt ei tule mitte midagi tulnud. Nii et ma võin nagu see protsent on nagu, mille põhjal ma räägin, on nagu päris suur. Et kui sa ikkagi lähed nagu kohtingule mõttega tutvuda inimesega, mitte, et võib-olla ongi see ainuke mõte vahest nagu tutvumiseks, ongi see sama mõte on ja, et siis on justkui nagu fine on ja, aga kui me ikkagi võtame nagu sellest perspektiivist, et sa lähed selle inimesega välja mõttega, et see asi liiguks ikkagi nagu kuskil edasi. Sul on päriselt huvi selle inimese vastu. Jah, et siis see on kindlasti punane on ja. Nii, lihtne ja loogiline on ja. Nii, hilineb kohtingule näiteks 10 minutit. Punane. Miks rahaline? Selles suhtes seda on nagu raske seletada. Mulle ei meeldi hilinemised, aga samas kui teil on kokku lepitud mingi date ja keegi jääb nagu hiljaks, see on 2 võimalust, kas jah, tal on palju tegemist, mis on normaalne, ongi, sa ju tahadki asjalikku ja tegusat inimest enne, kellega sa tutvud. Või siis see, et ta on sinu pärast, sa date'i pärast palju vaeva näinud. Selle näed ära, mille pärast. Aga kui sealt hakkab mingi häma tulema, võib-olla pidin oma selle, ma ei tea, kellegi tahab mingit muud asja tegema, siis. Aga mina ei võta seda hilinemist kohe kui see on siuke tahtlik ja siuke püsiv nagu juba pikemalt. Korduv probleem. Siis sellest võib mainida, aga üldiselt ei ole. Mina olen ju partnerit või seda kohtingu tol hetkel nagu ikkagi suht värsket asja oodanud mitu tundi on hiljaks jäädud. Et jah, ja sellest sündis mitmeaastane suhe ka. Tasus oodata. Keda sa ootasid? Oma esimest elukaaslast. Solarise juures. Mis isegi mäletan, et me oleme rääkinud sellest isegi, aga ma ei mäleta, miks ta hilines. No tal oligi mingi 100 asja. Läks niimoodi, et sa pead ära ka kuulama inimese ja kuidas nagu on. No oleneb muidugi, mis põhjus on ja miks ja see näitab väga palju ära ka, kuidas ta seda siis nagu handlib on ja tuleb, ma jäin mingi hiljaks ja pohhu ootasid ja ma davai, lähme asjaga edasi. Või siis see, et fuck, tõesti ma jäin nagu hiljaks, ma tunnen nagu. Siis sa inimese karakterid, sa näedki ära erinevates probleemsetes situatsioonides või seda sisemist nagu core inimest. Mitte seda pinno pealset asja. Sellepärast ongi, et kas reisile minnes või mingid traumad läbi elades, seal sa ju alles saad inimesega päriselt tuttavaks. See trullalla mingid fun date'ide tegemiseks, see on nagu siuke pinnapealne pask. Aga mina ikkagi ütleks, et minu jaoks on see red flag. Mul samamoodi mulle ei meeldi hilinemised on ja kui see on ikkagi sul on oluline asi kokku lepitud, siis annad endast ikkagi nagu pigem ole kohal varem kui hiljem. Aga statistika, kogemused näitavad see, et
naised üldiselt jäävad natukene hiljaks alati. Natuke jäävad hiljaks ikka alati. Et see, kui nüüd natukene jääb hiljaks, ei ole red flagi, kui sa mehena sul pole kannatust, et see 15-20 minutit oodata, siis see on juba pigem. Okei, siis jälle on see, et Vahur on leplikum. Mina ei ole. Nii. Küsib esimesel kohtingul see body count'i. Punane. Ütle ka punane, vaata, mõni võib-olla kuulab ei vaata. Punane. Punane, et nagu noh, see on... Mis songid seal minevikus? See võiks naturaalselt asjade arutuskäigul, kui sihukest asja ei tasu üldse küsidagi. Jah, tegelikult küll, jah. See on nagu... Kas see on oluline? Kas see on sinu jaoks naise puhul oluline? Ei, otseselt ei ole. Et ma pole vist kunagi kellegi käest otseselt nagu küsingi seda. Ja nii on. Jah, aga ühesõnaga see on punane. Üksmeelselt on see punane. Hakkab kohe tegema tulevikuplaane. No ikka punane. Ikka punane. Praegu on lihtsalt täiega punane. Take it easy. Take it easy, jah. Et mina ütlen ka, et see on suht hirmutav, kui sa saad inimesega tuttavaks ja siis ta on kohe mingi, lähme järgmistel jõuludel mingi sinna või ta on kohe, vaatame, mis kuradi homme saab alguses. Et ei ole jah mõtet nagu, minust see paneb niisuguse liigse pressure'i ka võib-olla peale või näitab nagu seda inimese võib-olla meeleheidet natukene. Et jah. Kes tänapäeva maailmas poleks meeleheitel? See oli suht masetav lapse. Okei, ühesõnaga praegu on jah päris palju punast meil tulnud. Nii. Mul on siin nagu ühtemoodi kirjas, aga ma võib-olla sõnastaks selle ümber. Et okei, ma ütlen nii nagu kirjas on, kiidab ennast liigselt. Aga nagu see on see, et kust maalt jookseb nagu liigne ja kust maalt jookseb nagu see, et sa lihtsalt üritad nagu head muljet endast jätta. Aga ma juba tõstan selle green flag ära. Sest kui sa ise ennast ei kiida, siis kuidas sa saad oodata teiste kiitust enda suhtes? Kui sa ennast ma olen täpselt nagu fine line. Ma üks päev teen ennast nii rämedalt maha. Ma olen see tühikalts nurgas, kõige sitem, paksem, koledam, bla. Ja siis teine päev oled maailma kunn. Olen 6 tundi ilusasti rahulikult maganud, söönud kenasti. Siis on see, et hoidke neid samuseid üleval ja... No jah, okei. Et sellel on nagu täiega fine line seal. Ma just tahaks öelda, ma tahaks nagu võrdluse autoga, et see tundub just nagu see, et sul on seal platsi peal see mingisugune risu-mersu, vaata, siis müügimees räägib nagu nii head juttu, kui hea see auto on, et kui super hästi kõik on, vaata, aga tegelikult see mingi risu-mersu, mingi peidetud vigadega. Aga ta räägib selle nii ilusaks, et see täpselt see enda nagu liigne kiitmine tundub nagu see, et sa üritad seda risu-mersut nagu maha müüa, aga tegelikult see ei olegi nii hea auto, nagu sa vaata väidad, et ma arvan parem ära mine nagu liiale sellega, et sa võid, sa nagu räägi endast nii nagu asi on, aga et täiega mingi hakata seal mingi uurind kummi sees on ja et see, ma ei tea, mulle jäta see nagu head muljet. Siis ma just olen nagu see, et selles taga mingi mõttetu junn tegelikult. Ja. No okei. Tundub, et nagu eks mingid valikud ole ikkagi vist kuidagi teistmoodi tehtud, aga okei. Ja ei, mõnes mõttes küll. Seal ongi see, et nagu tee enda kohta, oma tegemiste kohta nagu sellist nõmedat nalja ka natukene, enda üle tee nalja ja siis sama palju ka nagu kiida ennast nagu. Siuke fine lining. Jaa, et see ei ole üldse paha, kui sa ikkagi ütled, et ma ikkagi olen selles, olen ikka päris kõva vend, vaata.
et võib-olla kuskil on veel keegi sama kõva, aga ma arvan, ma olen päris kõva. Et ja siis nagu samas teha nagu jah, ma arvan, okei, ma ei hakka rohkem rääkima, sest raudselt seal on midagi veel, pärast ma rikun sulle ka midagi. Võtame järgmise või? Võtame. Ma ei tea, palju neid on, et kas kui kiiresti me minema peame, ma vaatan, terve leht on täis. See on 2,5. Tavai, lähme siis. Lisab sind esimesel kohtingus kõikidesse kanalitesse. Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, ma ei tea, iMessage. Ma tõstan praegu mõlemad lipud ülesse, sest et mul otseselt ei ole vahet, kas ma olen kellegiga igal pool sõber, tuttav, värgid, särgid. On olnud niimoodi, kui see esimene kohting on niimoodi, et sul on mingi jõhker klikk käib, saate esimesel kohtingul rääkida nagu väga paljudes erinevatel teemadel. Teil on nagu, ei pea olema, no ma räägingi, et ei pea olema sarnane see, aga te saate rääkida kuradi poliitikast, kliimast, lastest, kinnisvarast, spordist, toitumisest. Saate kõikidest asjadest rääkida ja aktsepteerite sealt nendest üksteise arvamusi, mis ei pea olema sarnased. Pluss ja see on mutual feeling. Ja siis on veel kõik see füüsiline mingi värk ka. Siis why not nagu lisada ja minnagi kohe nagu täie auruga edasi vaata. Aga ma ei tea, ma oma praeguse kaaslasega võib-olla, ma ei tea, üle 1,5 aasta midagi siin timminud. Ma ei tea, mõned nädalad tagasi alles lisasime Facebookis sõpradeks. See ei ole absoluutselt mingi oluline asi. No jah, ütleme nii, et ma ei saaks öelda, et see on ka nagu fulli nagu punane, sest samas nagu ma võin seda teha, mul ei ole mingit probleemi nagu sellega otseselt on ja, aga mina ei oleks see, kes on kohe mingi, panen sind Face'i sõbraks ja siis Instagrami ja siis veel sinna ja anna oma number ja et noh, me oleme ühes kohas juba ilmselt nagu siis võib-olla rääkinud või kui ei olegi, siis panemegi kuskil ühte kohta on ja, et räägime siis seal ja vaatame siis vaikselt, aga et nagu, et mingi hullult oleks vaja nagu panna igale poole. Kõige tuusem on see, et esimesel teedil lihtsalt igal pool ära, teisel teedil tuleb mingi siuke red flag, mis on täitsa kindel no-go. Siis võtad igalt poolt hakkama. Ta on võib-olla eelmine nädalavahetus sõitis, ma ei tea, su emale autoga otsa või midagi. Ja siis hakka uuesti kustutama, et see on ka niimoodi. No ütleme, see on siuke, paneks ka nagu mõlemad. Et sõltub on ja, sõltub olukorrast. Splits the bill. Jah, punane. Meil ikkagi võiksid jääda, meil on mees ja naine, kes on 2 täiesti erinevad isendid ja mingisugused need standardid peaksid nagu paigas olema. Kuigi ma olen see vend, kellel on ka okei, kui me ütleme, et nüüdses staadiumis juba, vaata. Ta võid pooleks või seekord sina, seekord mina, särki. Aga mees peab olema valmis iga kord ka kõik ise maksma ja mitte sellest nagu mingit numbrit tegema. Ma arvan, et sa tead, mul on kogu aeg olnud see, et nagu jah. Aga noh, ütleme, et jah, et lähed esimesele kohtingule näiteks, siis... No Essa peaks ikkagi nagu vendikaid tõmbama ära, kindlalt. See juba setib. See, kui sa maksad selle ära ilma mingit küsimusi küsimata, siis see on nagu kohe ikka nagu julm. Nii palju, kui ma naistega rääkinud. Ma olen ainult 3 naisega elu jooksul rääkinud. Ütleme siis esimesel kohtingul ärritub teenindaja peale, kui ta midagi valesti teeb. Red flag. Üldse, vahet ei ole, kas see on kohting või mingi asi, teenindaja peale ärritumine on nagu kõige mõttetum asi, mida maailmas üldse teha. Fakt, ta teeb nii rasket tööd, ta teeb sinu heaks seda, ma ei tea. Kui ma näen mingit skinny fat mingit venda kuskil välja elamas mingisuguse teenindaja peal, siis mul on küll tunne, et mul parklas järgi, ma olen lõuga. Mul eile üks naljakas juhtum, mul tuli praegu meelde. Oligi midagi sellist? Ma olin Prismas. Nii, jälle Prisma tuleb sinna, Prisma näevood. Ma olin Prismas
ja iseteeninduskassa. See, vaata, seal on osad on see natuke teistsugused, mitte need, kus nad kõik koos on, aga nagu mingi vanast kassast on nii-öelda tehtud, et seal on see kassalint isegi täitsa, vaata, ma ei tea, kas sa tead, Sikupilli omas igal juhul on need. Ma sealgi nii arva, aga ma saan ühesõnaga, seal oli küll mingi kellegi nagu see käru, mingid paska täis, vaata, ma vaatasin nagu inimest elada, või läksin sinna kassasse, on ju, lõin asjad läbi ja siis tuleb mingi tüüp. See kassa on suletud, ma lõin oma asjad läbi, et nagu see kedagi polnud siin ja hakkas nagu jaurama, et umbes, et tema see käru oli siin, et see justkui nagu ta hakkas oma asju nüüd kohe seal läbi lööma. Aga ta ei olnud midagi skeneerinud? Ei. Seal oli 0? 0. Ja ma ei olnud üksi ja noh, ma mõtlesingi, et what fucking dickhead nagu, kui ma oleks olnud üksi, ma oleks enda eest välja astunud. Õnneks siis inimene, kellega ma koos olin, astus nagu oligi mingi, et kas sul on mingi probleem või? Tõmbas jalag näkku või? Ei tõmmanud, aga see tüüd oli kohe nagu mingi, mis mõttes? Et noh, täiesti nagu sittus vaata hetkega täis ennast on ja siis oli vaata on ja, aga lihtsalt, et ma ei tea, ta ärritus põhimõtteliselt minu peale sellepärast, et ma läksin sinna kassasse, kus ta veel polnud isegi alustanud oma asjade läbilöömist, aga noh, mind nagu oligi see, et ma olen naiste rahvas ja sa tuled mulle nagu ütlema midagi, et umbes mingi, kui ma olin siin umbes enne, on ja, sa oled tüüp. Ta oli võib-olla naiselikum. No ta oli mingi 40-ndatest tuss lihtsalt. No jaa, ta ongi väga, need mehed ongi kõige nagu naiselikumad. Nad ärritavadki juba tihti. Liikluses ka praegu ma olen tähele pannud. Kui nagu üritad nagu, noh, rida läheb ära, siis ei lasta vahele, kuigi seadus näitab, kui sul on suund sees ja sa oled juba tast eespool, sa ei tohi takistada. Selle eest sa saad ise litaka. Aga siis üldiselt ongi sellised keskealised vennad, kellel on vajas nii jonnida ja kibestunud juba. Või tema nagu peas mõtles, et tema nüüd läheb sinna kassasse ja kuidas sa nagu sellest aru ei saanud. See on nagu, nad ongi nagu veits naised ootavad. Estrogen on kõrge ka, õlle palju libistanud. Ja kõik ootavad, et nad ridade vahelt teaksid täpselt, mida nad tunnevad ja mõtlevad. Ühesõnaga, kui te olete nagu meesterahvas, siis ma arvan, et see siuke by default peaks olema see, et sa avad naisele uksi, sa lased naise kuskil, ma ei tea, ette, kui ta, noh, isegi mitte see, et ma oleks trüginud ette, aga seda venda polnud reaalselt sealgi, kui ma olin juba asjad läbi löönud, kõik, ja siis ta tuli, see kassa on suletud. Ma olin, mis kuradi suletud, tule see ilmud lihtsalt kuskil nurga tagant välja. Oota, vahest mõned, võib-olla sa just meeldisid talle ja ta ei osanud kuidagi teistmoodi sinuga kontakti võtta. Ta mõtles, et see on suletud, ma tulen siia, siis oi, vabandust, okei, jaa, aga las ma, ei mine ette, las ma aitan siin, piip. Ja siis pärast on mingi, äkki tuled minuga, seda Mäkki, purksi sööma. Me võtame ühed Big Mäkid. Okei, nii, ühesõnaga, teenindajate peale ei ole mõtet ärrituda üldse esimesel kohtingul see, kuidas sa suhtled nagu teiste teenindajatega, ma ei tea, mida iganes on ja kellega sa iganes seal kokku satud, kas või see, et te jalutate ja seal on mingi kodutu ja saad mingi, teil on mingi haised siin nurgas, et see ei ole selline vend on ja pigem viskad sendi ja nagu oled siuke, et noh, aitame siis kõiki, vaata. Et see näitab nii palju ära inimese kohta, kuidas sa kohtled endast võib-olla, ma ei tea, madalamaid, kehvemas seisus kodanik on ja, et jah. Kui sa lähed jalutama mingi uue tšikiga, siis palka 5 sõpra kodutuks sinna tee äärde ja viska neile kõige. Ja pärast sa tagasi selle rahad. Et proovi ja kuidagi hakkama saada. Siis sa ei pea vaata senti andma, siis viskad 50-seid on ja. Ja loodad, et teidi lõpuks oleks ikka alles. Need on juba järavad Big Macer. Oi, tavai, läheb edasi. Nii, ütleme siis teidil vaatab konstantselt telefoni. Punane lipp. Ütle ka. Punane lipp. Nagu kui üldse nagu noh, nii kui sa võtad telefoni kätte ja see ekraan läheb valgeks, siis see on mingi lugesin seal mingi artikli läbi, 70% sinu tähelepanust on sellel telefonil.
ma kohe jõuan ühe järgmise punktini ka sellega. Et see on jah. Siis oli jah, ühesõnaga punane lipp, kui sa oled inimesega koos, siis anna endast parim, et sa oleksid koos temaga, mitte ei oleks telefonis. Et see on austuse, ma arvan, märk paljustki, et sa oled huvitatud temast, mitte sellest, mis toimub sul imaginary maailmas kuskil on ja. Et kui sul tõesti pole mingisugune väga tähtis asi, millega sa pead tegelema, siis sa ei võta seda telefoni. Või kui just lobisid mingi teemal ja siis otsid talle mingit materjali. Jah, mingit pilti, räägid mingit lugu, tahad mingit pilti kõrvale, see on fine. See on väga teretulnud, see on väga okei. Aga nagu lihtsalt, ma ei tea, vahepeal käia mingi scrollida või korra vaadata sõnumitesse, kas keegi on sulle kirjutanud, et no. Aga ka samas on täiesti okei võtta esimesel teedile kaasa oma see fotoalbum. Lapsepõlvepildid kõik on näidata sealt pilte. Jah. See on ka jumala okei tegelikult. See oleks jumala nunnu. See oleks päris tuus selline. Jah, meil siin esimene teiti, et ma mõtlesin, ma võtan veits materjali kaasa. Siin on mul see fotoalbum. Konspekt on siin. Siin on mul need tunnistused, diplomid, kaust. Mõtle, kui tuus see tegelikult oleks. Tunnistus. Oi jah. Ei no, miks mitte, pulli võib teha. See oleks kindlasti punane lipp, aga see oleks võib-olla nagu mul on niigi nagu need commitment issued tugevad ja siis ma selles hetkeks siis tunneks ka, et liiga kiiresti nagu tahab liiga palju mulle peale visata, et lähme nagu võtame veits nagu paar steppi vähemaks. Ma ei taha kohe su mingi lapsepõlve võib-olla lugusid kõiki kuulda ja su perepilte näha ja mingi see on tädi Maie siin suvi 1994, et nii tore oli. Tema vanas aiandusühistu suvilas ja seal ma olen väga palju aega veetnud. Ja me lähme ka sinna see suvi koos. Okei. Ühesõnaga telefoni vaatamisest jõudsime siis sinna, et jah, ärge päris perepilte võib-olla võtke ja neid tunnistused jätke ka esimesel korral koju. Nii, siis on üks väga huvitav punkt, kus ma arvan, et no vaatame, mis sa ütled. Keerab telefoni laual tagurpidi, ehk siis ekraan laua poole. Ja, mina ütlen ka, et see on roheline. See on täiega roheline. See on just täpselt see sama asi. Jah, nii kui see ekraan põlema läheb ja seda vaatad, vahet ei ole, kes see kirjutab või mis uudise. Kui sa juba ütlesid selle eelmise lausega selle protsendi, kuidas tähelepanu hajub, siis ma tegelikult teadsin, et sa paned selle, aga okei, räägi järjest, ma segan edasi. Et see ongi see, et üks puha, kes see seal kirjutab, mis asi on, sa ei pöörad sellele tähelepanu, telefoni koht ongi, võib mõnes mõttes, ta võib seal laua peal ju olla, see ei tähenda midagi. Lihtsalt taskus on teinekord ebamugav, on ju. See esimesel teedil ka ilusa naisterahvaga, on ju, nagu nii selles regioonis läheb kitsaks, et normaalsel tervel. Kas istud igal teedil kõva munniga või? Jätan sellele praegu vastamata, ma ei taha oma eraelust siin nii palju rääkida. Okei. Nii, ma võin kommenteerida või? Lihtsalt ma sain sellest samast punktist rääkida täna ja eile ja ma sain nagu just natuke teistpidi inimeste seda arvamust, et paljud ütleks, et aga mis ta seal varjab? Et umbes, kui ta keerab tagurpidi, siis ta midagi varjab, on ja. Aga mina ütlen ka, et ma keeran üldiselt selle tagurpidi, praegu mul see küll ei ole tagurpidi, aga ma hakkan siin kohe varsti informatsiooni veel võtma, aga kui ma istun inimesega kuskil koos, ma pigem ka panen selle tagurpidi, et see segaks mind. Sest ma tean ka ennast, et kui mingi asi läheb seal põlema, siis ma vaatan. Isegi see, et mitte, et ma võtan kätte, ma vaatan, aga mu silmad ikkagi lähevad sinna ja mul on juba nagu see hajutus nagu tulnud, on ja, et ma arvan, et inimesed, kes ütlevad, et see on red flag, et varjab, neil on lihtsalt trust issues, nad on saanud haiget ja nad leiavadki, et see on nii. Ja see on neil endal red flag on. Ja ütlengi, et nemad ütleks, et see on red flag, et ma keeran, aga mina ütlen, et see on fucking respekt sinu vastu, et ma keeran. Ja ma mõtlengi, et kui see inimene, kes niimoodi mõtleb, siis see inimene on red flag. See on hoopis red flag.
et seal on midagi pahasti, et ta peaks öelda, teeme järgmise date'i, kui sa oled vähemalt käinud 5 teraapiasessioonil. jah. Ma võtaks, ma praegu randomly genereerin, et ütleme, et oled date'il, räägid seal, et sina käid nagu teraapias ja siis see inimene, kellega sa seal oled date'il, on mingi, see teraapia on ju nii mõttetu. Või et umbes mingi, et inimene ei ole kunagi käinud teraapias või psühholoogi juures näiteks isegi. See on red flag. Ja. Et inimene, kes arvab, et mul ei ole mitte ühtegi võib-olla vaimset või puudujääki või mingit iseloomuviga või ma olen ideaalne. Kõige suurem red flag on see, et kui räägid sellest, et tead, tegelen sellega või noh, et ma käin teraapias. Aga mis sul siis viga on? Yeah. See on ka nagu, seda ma olen nagu nii palju nagu kuulnud. See on nagu päris hull. See on päris hull red flag. Te nägite ikka või? Jah. Nii, jah, ma olen nõus sinuga. Nii on. Aga me oleme seda punast ikka väga palju saanud levitada juba, ma mõtlesin, et see on jumala lappes. Skänni pliialt oma ümbrust. Tänaba roheline. Ma ootan, et sa seletad ja siis ma mõtlen edasi. Ma unustan kogu aeg selle ära. Kõik arvavad, me elame turvalises ühiskonnas. Tegelikult ei ela. Et need kõrgema jõu instantsid meil siin Eestis on ju näha. Tehakse TikTokke. Patrullis on 2 väga ilusat ablast neiu, kellel puudub igasugune füüsiline võime mingisugust situatsiooni lahendada. Ja ongi, see on jumal normaalne, kui sa natuke skännidki, võib-olla ongi mingid kogemused taga, võib-olla mingid asjad küsidagi, et kas tunned ennast hästi või millest see on, et ongi võib-olla sattunud kuskil kunagi mingisse, ma ei tea, kooli tulistamisesse, sest jääbki elu lõpuni. Mingi traumarespons näiteks vaata sellest on ju. Ongi kaitseväelased, kes on kuskil olnud, nemad ju kogu aeg kaardistavad, vaatavad, kus su käed on, mis sul selja taga toimub. Noh, see on jumala okei. Ta ei tee seda üldse paha pärastki, ta teeb seda võib-olla nii automaatselt. Et see on jumala okei. Ma ütlen ka, et see võib olla mõlemat. Põhjendus ongi see, et sa saad aru sellest tegelikult ka, kas see inimene teeb seda nagu ärevusest või sellest, et ta kardab, et keegi, keda ta ei taha näha, võib-olla on läheduses. Et kuidas ma nüüd ütlen, ongi, et kas on ärevusest või sellest, et ta tahab, et ta oleks lihtsalt turvaline. 2 eri asja. Vaata ärevus selles suhtes, et ongi, et loodab, et abikaasa tuleb kuskilt. Noh, abikaasa või ma ei tea, teidib seal mitmega korraga ja siis mõtleb, et äkki nendest keegi ilmub välja, on ja, et noh, sa saad tegelikult sellest käitumise, ma arvan, erinevusest aru ka. Ma arvan küll ja tšükstest tasub nagu küsida niimoodi normaalselt. Jah, et ütleme, et kui see liialt siis skännimine on oma turvalisuse ja ma võib-olla oma partneri turvalisuse huvides, siis on see väga green, aga kui see on see, et sa teed midagi, mida sa ei peaks tegema, siis on see väga punane, on ja niimoodi ma vastaks. Et mitte seda punast kogu aeg viibutada, lihtsalt pidi väike roheline ka tulema. See järgmine on hea. Võtab küsimata sinu toidust ampsu / joogist lonksu. No see on küll red flag selles suhtes, et see on red flag. Söö oma kausist ja Joey doesn't share food. Ei no jällegi, see on siuke esimese 5 date'i teema. Peale seda need lainid tavaliselt lähevad aina hägusumus. Mida vähemate riietega sa oled inimest näinud, seda rohkem on sul õigust tema taldrikule ligi minna. See on minu see elu moto. Aga ma olen seda ka pannud tähele vaata, et nii et kui sa oled inimest fully naked näinud,
mind on väga palju inimesed neid. ei, sina tegid seda, et sa sõid kiiresti oma toidu ära ja siis sa hakkasid nagu vaatama seda teise inimese taldrikut ja see oli see, et vend lihtsalt ootab seda signaali, millal öeldakse, et ma ei jaksa enam. Ja siis, siis saab vaata endale vend kalkuleeris, et kui palju talle jääb nüüd sellest teisest taldrikust. Issand. Vaat on see, et oota, oled sa kindel, et sa veel jaksad või? Või siis ütled, et kui sul on küll kõht juba täis ju. Kõht täis ei hakka saama, kõik on hästi. Okei, kindel, et sööd selle viimase kanatüki ka ära. Mulle veel mahub, lihtsalt mainin, mulle veel mahub. Just saying. Ja mul oli liiga väike ports täna, et lihtsalt, et sa teaksid. Jah, ma olen seda teinud. Täitsa teadlikult, tahtlikult, sihipäraselt, sest minu... Kui sa selle lõpuni sööd, siis maksad ise. Seda ma ei ole teinud. Aga võiksid. See oleks päris tuus, kui see oleks. Kui pärast kui poolendad mulle, maksan mina. Kui sa teed selle ära ja sa suudad pärast sellele inimesele selgitada, et see oli naljaga tehtud ja te lähete veel teisile, siis see on päris kõva. Sorry. Päris... Oota. Ma ei teadnud, et ma nii kiiresti nutma hakkan täna. Ja ma alles 12. juures. Räägib väga palju endast, küsimata sinu kohta. Ma tõstan mõlemad. Ma ei saa nagu siin niimoodi päris puhas, sest et sa lähedki ju teidile. Pool teidist ongi ju see, et sa pead ennast maha müüma. Jah. Tegelikult. Sa pead tegema nii hea preseka endast, kui vähegi võimalik. Me kõik teab, et sulle meeldib endast palju rääkida. Jaa, ongi. Ja teine 50% on võimalikult palju saada infot selle teise inimese. Sest et minu arust üldse head teidid ei ole need, kui sa pead kellegi käest välja sikutama mingid asju, küsima mingi küsimusi. See ongi see, kui mõlemad lähevad sinna, et teha endast kõige parem presekas, siis see on kõige parem. Ehk siis see ei ole tegelikult, ma ütleks, see on rohekas. Rohekas. No, sa saad aru küll must. Ma saan aru. Päris hea on minna teidile, kui keegi on nagu... Jaa, aga tahad, ma valustan selle natuke naiste maailma. Ma ei taha rääkida endast nii palju. Sikuta välja, loe ridade vahelt. Sa peaksid teadma täpselt, mida ma tunnen, kes ma olen, kus ma olen. Jah. Nagu nii stalkisid mind Instagramis, kogu mu elu on seal. Ei, naised tahavad, et nende käest küsitakse, et nad tunnevad, et sa tunned nende vastu huvi. Nagu, et sa küsid neid küsimusi. Ja siis teine värk on see, et... Mida see päris palju? Ta käi niimoodi hakkas kohe sorkima mu elus. Kus sa töötad, kus sa käid, siis see on juba red flag. Inimesed, õppige endast tegema head presekat. Kes olete datingu maailmas? Ma ei tea, kuidas see turg üldse on praegu. Sest et datimismaailmas on ju trendid, vaata. Ja need on nii muutuvad, et ma arvan, et klassikaline on ikka see, et nagu võiks nagu endal mingi väike presekas olla. See peab olema tasakaalus. Ma arvan, et see peab olema tasakaalus, see peab olema nii, et sa räägid, sa nagu nüüd seletasid ka, et endast tegema hea presentatsiooni, aga samas nagu see teine inimene peab ka tegema, aga see minu punkt oligi see, et räägib väga palju endast küsimata sinu kohta, et sa lähedki sinna mõttega, et sa tahadki selle enda presekat nagu teha, mitte et sa tahad kuulata seda teise inimese nagu elu. Ja see presekas peab olema niimoodi, et ma siin tegelen mingi sellega praegu, et mul on suke aeg, mul on siin see suke mingi projekt, et kuidas sul on
no jaa, Ja et sa niimoodi ikkagi vaata. tunned huvi nagu teise Jah. inimese vastu ka. Et sa lähed- Mitte, et sa full on sõidad mingi oma pasaga talle peale ja siis lõpus oled mingi, mis su nimi muidu on? Et noh, päris noh. Oota, sul see pildi peal on eredad juuksed ju. Ei no, see peab olema tasakaalus jah, et keegi ei tunne, et temast sõidetakse nagu üle mingi informatsiooniga ja tema kohta nagu nii-öelda huvi puudub, on ja vaid ikkagi jah, räägid, küsid, on ja, et niimoodi on nagu, vot see on green, et vot niimoodi. Aga kui sa räägid ainult endast, siis kui mina läksin Vahuriga esimest korda kohtingule, Vahur rääkis väga palju endast, aga mitte nii palju, et ma oleks tundnud ennast kõrvale jäetuna, aga see oli siuke 75, 25 või 70, 30. Ui, oli ju 60, 40 kindlalt. Ei olnud. Mul on kõik, mul on salvestatud. Ma tahaks üle kuulata selle. Okei, võtame järgmise. On ohvri mentaliteedis. Või et ütleme, et kõik maailma asjad on süüdi ja tema on see kõige. Ja siin kohal peaks täpselt seesama lause olema, et äkki paneme järgmise aja, kui sa oled 8 teraapiasessioonil käinud. Jah. Või 10 isegi, siis võib nagu normaalne olla. Ja 8 võib-olla ei ole veel nagu abi. Kindel, vastus, lukku, nii on. No more. Kõvatab pidutsemisega. Üldse kõvatab, no pidutsemine, okei, see on nagu veel hullem, on ja, aga et tule nägid, mis mersuga ma siin ette sõitsin praegu ja see viskab mingid jah, punane, väga punane. Pole vaja kõvatada asjadega, pole vaja kõvatada, ma ei tea, kui palju sa teenid, kes su sõbrad on, mis iganes vaata, mis asjad sul on, kui palju sa alkoholi jood, kui palju sa kooki tõmbad ninna, et need ei ole asjad, millega sa nagu impressid. Ja kui need asjad impressivad seda teist inimest, siis see on vale inimene. Aga kui neil mõlema jaoks on see oluline? Oi, aga siis on mõnus double dose of fucked up bullshit. Double dose of toxic. See on mõnus. Siis ma soovin neile inimesele, 2 inimesele palju edu ja ühesõnaga, see on meie silmis lihtsalt, me räägime täna nagu enda arvamustest on ja see on väga punane. Mõtlen, ma kindlasti ka nagu natuke see kõvatamine on veits egaba mingi asjaga. Aga samas ka nagu ma ei tea. Ma lihtsalt hakkan mõtlema huvitav, see on minu praegune hetke arvamus asjadest. See ei olnud võib-olla 10 aastat tagasi nii. Ma ikkagi olen pidevas muutumises. Ma olen arengus. See on hea. Ma olen flow's. Ma olen alu selline. Jah. Ma arvan, et ka see, need inimesed, kes kõvatavad asjadega, siis neil polegi vaata midagi muud, millega kõvatada. Et neil ei ole seda head, võib-olla seda personality't, mingid isikupära, mingid printsiipe, et see nende arusse, millega nad nagu, millele nad uhkust tunnevad, ei ole mitte nemad ise, vaid mingid asjad. Vaata, see on nagu eriti kurb. No ja see on nagu need staarid või mingid siuksed asjad, meie ees on kohalikud, et nagu või kui sul on kõik see, mis sul on sul välja pantud, aga sul nagu kardina taga puhub tuul ja siis on nagu veits pahandus. Et pigem nagu võiks siukest privaatsust jätta ja endal mingisugust olla mingit back-up'i, millest üldse nagu võib-olla ei räägigi ja mis tavaliselt tulevad välja, sul mingi see asi ka veel, tegeled sellega, siis see on nagu siuksed huvitavad asjad võtta. Mingid asju jäta nagu hilisemaks trumbiks ka, jah. See on päris hea. Räägib palju oma eksidest.
ma võin kohe nagu kommenteerida see juurde, et üldiselt kui mina räägin nagu vahurist näiteks on ju, või noh, kui ma ei saa öelda, et kui ma räägin oma eksidest, vaid ma räägin oma eksist, siis ma nagu päris kiiresti teen selle selgeks, et ma ei räägi täna nagu selles võtmes, et Vahur on mu eks, vaid ta on mu fucking retarded brother on ju. Et ärge inimesed võtke nagu seda sinust ei, see on niimoodi, oota, ma nüüd panen enda selle ära, siis sa saad edasi rääkida, ma tean küll, kuhu sa tuurid sellega. Kui ta räägib positiivselt, siis see on green flag. Kui ta hakkab kiruma, vinguma, kuidas kõik on ta samamoodi elu ära, see vend rikkus mu elu ära, bla, 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 ma ei tea, siis see on nagu red flag. Et minu arust on juba normaalne, isegi kui on, vaata, eriti kui on näiteks mingi laps on ja siis nagu see green flag on nagu see, et jaa, me oleme laus, aga umbes peame seda tegema koos, meil on need ära räägitud, need on, see on paigas, tal on mingi see asi, ta kõik käitume nagu viisakalt. See on jumala okei, see näitabki seda, et inimesed saavad nagu probleeme lahendada ja edasi liikuda. Et jah. Jah, mina ütleks ka, et kui ta räägib oma eksidest hästi, on see roheline, kui teeb maha, on see punane, aga kui ta räägib, võib-olla ütleme, et räägib palju oma eksist, see on palju, see võib küll hästi olla, aga seda on nagu palju juba, siis see võib-olla on natukene nagu see, et kas sa oled nagu, noh, ma ei mõtle nagu meie olukorda, vaata, meil on nagu veits nagu täiesti teine teema, aga kui on, ütleme, mingi värskem asi, ta räägib palju, ta on nagu positiivselt võib-olla pigem, siis äkki on hoopis see, et ta ei ole üle saanud. Või noh, et ta on ikka veel nagu kohati ikkagi see, et noh, ei ole see asi võib-olla päris nagu lõppenud ja. Nagu see eelmine suhe ei olegi võib-olla päris 100% lõppenud, kui see ei ole järgmisesse läinud. Ma ei saa seda nagu pahaks panna, võib-olla ongi nagu, oledki seal ja leiadki mingi teise inimese ja võib-olla räägidki või võib-olla ongi nagu mingid sarnased neid häid omadusi sellel uuel inimesel ka. Liigud selle uue inimesega ära ja siis uus inimene ju replace'ibki kõik ja on veel parem, veel ilusam, alati uus on parem. Mitte kõikides puhkudel oli, aga nii on. See on minu arvamus ja see on nii. Jah, alati jah, ütleme, et ei ole see eksidest rääkimine nagu halb. Ja see on viimane, see on nii kui keegi mainib, nii kui ta mainib, see on mingi, kohe, red flag, aga see on jumala okei, et ta oma eksile nagu peksa annab ja täispeaga teeb mingid särke. On ju olnud, minuga on lõpetatud suhtlusi ära ju, et kuna ma suhtlen kõikide oma eksidega, ma võin nagu ju suhelda ja tänaval saame kokku, kõik on nagu fine. See on nagu probleem, aga ise on mindud tagasi oma eksi juurde, kes on nagu reaalselt füüsiliselt peksa andnud täispeaga. See on nagu fine või? See on fantastiline ja siis siuksed inimesed õpetavad teisi inimesi elama. What a fucked up world we live in. Kohati küll ja, kohati on ikka väga hull. Mina olen see halb ja paha ja kohutav inimene. Nii, ütleb teidi lõpus, et tule minu juurde või ma tulen sinu juurde. See oleneb väga, kuidas see teit on läinud. Kas see motiiv on nagu see, et ma ei tea, tahaks, et see õhtu ei lõppeks, et nii tore on nagu rääkida, tahaks nagu veel rääkida, et siis see on roheline, ma ütleks, siis on roheline. Et ala te olete restoranis ja restoran hakkab uksi juba kinni panema ja sa tahaks nagu ikkagi nagu nii hea on rääkida. Teemad on pooleli just mingi olümpia ajalugu. Jah, täiega põnev on ja. Räägite 7 võistluse, mingi 68. aasta olümpia 7 võistluse tulemustest ja see võib võtta tunde.
siis ütled davai, aga lähme edasi minu juurde, et see on ju jumala okei. Jah, mitte selle motiiviga, et saaks nagu onju. Sisse lükata, et umbes ja nii kui öeldakse selle peale, et ei, siis solvutakse. Noh, et ütleme siis, et see on niisugune 2 tükki. Noh, jah, need on nagu need, kumma sa ise valid nagu. Jah, ja mis see olukord on onju. See võib olla punane, võib olla roheline. Et Ja ei kui ole... see on puhtalt seksuaalne, siis see on nagu punane. Aga kui see on see, et tahad veel teada informatsiooni, informatiivne, siis on ma võin ühe näite või ühe loo nüüd rääkida ka siia veel juurde. Et hiljuti siis oli niimoodi, et mind kutsuti nagu välja ja esimest korda ja siis enne kui nagu kokkusaamine toimus, siis ta küsis mult, et mis kell sa hommikul kodus pead olema. Et ta oli juba nagu enne kokkusaamist põhimõtteliselt oma peas ära otsustanud selle, et ma lähen tema juurde. No, see on nagu päris reedflagi nagu. See on see ju... Ja ütleme nii, et ma ütlesin talle kohe, et ma ööbin kodus. Ma läksin ikkagi välja, aga see me viimaseks kohtumiseks. No ilmselgelt. Sellepärast, et mulle, ma olin nagu, wow, sa oled nagu impressively enesekindel, et sa küsid üldse niimoodi, enne kui me üldse näeme. Ja... Aga ma tõin küsimuse. Noh. Kas seal oli see enesekindlusel oli nagu mingi baas taga ka või see oli pigem nagu see, et sa oled lihtsalt ego? Ma arvan, et lihtsalt ego. Jah. Ma tundsid ära selle. Ja. Ja see on nagu... Ja ütleme, et mul ei olnud nagu meeldiv, mul ei olnud nagu nii meeldiv see koosviibimine ka, et ma nagu tundsin selle üleolevuse ka, see oli nagu vastik. Jah, see on tšuke, jah. Nii, ma küsin ühe veel, siis ma keeran lehte. Tahab sind kohe oma perele, lastele tutvustada. Perele / lastele. Punane lipp ikka, jah. Et selles suhtes kohe, see tähendab ala mingi esimesel 2 teidil või 3. Ma räägin kohe looga. Et noh, ma arvan, et umbes mingi 5 teiti, paar nädalat sükest suhtlust on vaja üldse üksteise vahel aru saada, kas on nagu ok. Et ja siis võib mängu tuua mingi 3. arvamusi isikus. Mida kiiremini sa mingi teisi inimesi oma, kui sa nagu suhtled ja teidid nagu selleks, et nagu kaaslast leida, mida kiiremini sa neid mingi teisi arvamusi enda sinna ringi tood, seda teie enda connection alguses võib nagu kehvemaks minna. Saad aru? Pigem nagu suhelda oma vahel ja fulli teine teisega, onju. Et see on nagu parem. Minul oli niimoodi üks kord, et ma läksin välja ühe mehega. Ma vist tead seda. Okei, räägi. Ja siis ta esimesel teidil pakkus välja, et me võiks järgmine kord minna spaasse tema lastega. Kas sa mõtlesid seda või? Ja siis see oli meie esimene ja ainukene teit, kus me käisime, sest ma olin nagu šokk sellest üldse, et sa nagu tuled sellise asja peale. Et ma arvan seda, kui inimene, kellel on lapsed, siis peaks vähemalt pool aastat ootama sellega, et üldse tutvustada või näidata lapsele või lastele seda inimest, uut inimest siis on ju. Et iga onu või tädi ei pea käima su laste eest läbi. Ma mõtlengi huvitav, kui palju tädisid on nende lastega seal spaades käinud. Ma ei tea, aga minu jaoks oli see nagu täielik red flag. Ja siis kui püsivad ja siuksed austavad suhted huvitav nendel lastel tulevad. Jah, et ärge õpetage oma lastele seda, et on okei iga mingi onu ja tädiga nagu kokku saada ja ma arvan, et jah, kui üksik vanemana me peaks väga oma laste eest hoidma neid. Neid asju kuidagi nagu natukene jah. Serveerima neile seda, nemad võtavad kõikidest kogemustest ja see
räiged nagu käsnad on, tõmbavad kõike endasse. Isegi ei näe, mida ta sinna sisse on tõmmanud, vaata. Kui panedki mingi vedelik laua peale, viskad selle kuiva käsna sinna, see kaob sinna sisse ära. Ja sa pärast 35 teraapias räägib neid asju ja siis. Jah, nii on. Ühesõnaga, see on jah, red flag. Joob end teidil täis. No mina panen kindlalt selle. Kindlalt. Jälle üks lugu. Ei no muidugi see on nagu alkoholiga liialdamine on igatepidi pahandus. Ja kui see teidil peaks üldse nagu väga nagu taktitundeliselt sellega olema, et siis need piirid ju hägunevad ja võidki tegelikult, kui ma arvan, ma ei kujuta ette, kuidas need numbrid on, aga ma arvan, väga paljud suhted on varajases staadiumis juba katkenud kui see, et kui nad oleks kaine peaga läbi läinud, siis see asi oleks nagu võib-olla, sealt oleks tekkinud midagi, aga seal piirid hägustatakse ära, siis juba öeldakse neid valesid asju, teisi asju, mõistetakse üksteist valesti, alkohol hakkab rääkima. Me teame ju, alkoholil on oma keel ja kõik alkohoolikud räägivad ühte fucking ja sama juttu. Jah, ja siis ongi kaks seda mällerit, lähevad teidile, joovad ennast mõlemad täis ja siis täiesti perses, mis sealt kepivad hoopis mingit teist inimest vetsus vahepeal. Äge, ma ütlen. Väga äge. Okei, vabandust, ma läksin ropuks vaata. Vaat ei ole. Siin usalduslikus õhkkonnas võib nagu. Jah, millest ma tahtsin rääkida, et mina siis ükskord kunagi Jõid täis ennast? Ei olnud ennast täis, aga mul tuli nagu eredalt meelde. See ei olnud küll esimene date, aga ütleme nii, et olime juba mõnda aega nagu deitinud. Lihtsalt üks väga nagu tore, intelligentne tegelikult meesterahvas, ambitsioonikas, kõrge lennuga läheks, kui ei oleks seda vaviinakuradit tema nagu elus on ja ütleme, et see saigi saatuslikuks. Täpsemalt siis lihtsalt üks kord, kui meil oligi tore õhtu, läksime välja, istusime ja see härra jõi ennast nii täis, et mina pidin ta talutama autost tuppa. Ma tahtsin minna koju, sest mul oli väga rõve olla seal olukorras, aga ma ei julgenud, sest ma kartsin, et ta lihtsalt sureb ära. Ta oli nagu nii juua täis, võin enda riided sellest ära aitama, võin enda voodisse aitama, enda ägisest seal vaata, midagi aru ei saanud, täiesti pilditu, täiesti, jah, nagu sa enne tegid, on ja põhimõtteliselt nii oligi. Ja pärast seda minul oli täiesti nagu kõik, mul mingit füüsilist atraktiivsust ei olnud, mitte midagi, et ma arvangi, et see alkohol võib nii palju asju nagu ära rikkuda, eriti kui see on nagu siuke esimene date, siis parem üldse mitte, ära isegi võta seda mingit ühte veini. Ma olen nagu viimaste aastatega, ikkagi aastaid, karsklane olnud on ju, et kuidas üldse, vaata, alkohol muudab selle meesterahva näiteks nagu siukseks nagu täiesti, okei, mingil määral on seal mingi nali, mingi värk-särki, aga ju nii nõrgaks nagu mõttetuks tal kaob nagu see igasugune mehelikkus ära ja ma ütlen ausalt, ma ei tahaks, et minu naine üldse mind kunagi purjus peaga näeks. Sest see on nagu täis nagu ma ei tea. Ma saan aru, täiega kaob see igasugune respekt ja see ära. Et iga mees võiks ikkagi oma naise ees olla nagu see surematu košei, see kuningas, vaata, kes ei näita ühtegi nõrkust nagu mingil. Et mul tuleb see hästi välja, sest et nagu isegi siin viimase paari kuu väga sünged depressiivsed ajad, mis on järgmise episoodi teema, ei ole mind grammigi viinud alkoholi poole. Ennem vaatan seda Anne šokolaadi seal kohes. Pirukaletis. Pirukaletis, Nutella sai värgid-särgid on ja kui see, et läheksin algsi värki, sest et see kurat
on ikka rets, kui sinna peaks uuesti kokku. Ühesõnaga, punane lipp on ju. Full punane on Full punane. Siis on siuke asi nagu valetab, varjab tähtsat informatsiooni. Mis on tähtis informatsioon? See on lai mõiste, on ju. Ma ei tea, oma vanust. Kui see nii tähtis on? Oma töökohta. No võib-olla see on salastatud. No, jah. Võib-olla sul on lepingus, sa ei saagi oma öelda. elukohta. Et mitte naise ja lastega kokku juhtuks. No näiteks. No, kui see ei ole põhjendatud varjamine. If it's not harmful. Kui see ei ole nagu põhjendatud kas mingi töö asjadega, ma ei saa sulle oma tööst rääkida, ma ei tea, ma olen mingi Obama vetsu koristaja või ma ei tea, Eesti nagu presidendi koristaja joob sul nimeta paarist täis ennast, räägib sulle täpselt, mis seal toimub. Eestis on nagu teistmoodi, aga nagu Ameerikas, kus on, ma ei tea, Trumpi mingid või mingid, see on ikka saladusi. Sa ei saa võib-olla elukohta, miks peaks keegi oma elukohta? Sest et sa oled võib-olla patoloogiline valetaja või sa tahad ennast jällegi valetada paremaks, ilusamaks, tähtsamaks, edukamaks, kui sa tegelikult oled. See on mu maja siin ja ma lähen siis partner läheb ära, siis teisel pool. No, aga mina olen sellega kokku puutunud. Ei, naistest ma saan aru, kes ei taha, et esimestel teitidel täpselt teaks, kus elab, et võib-olla sest et kriipereid on nii palju võtta. Pärast olengi seal akna taga kogu aeg. Ma ei tea, ma võtan mingi täiesti lambi nime mingi Tiina. Ma just tahtsin, kui sa öelda Tiina, ma ei tea, miks me selle Tiinaga on, et me toome teda näiteks. Ja Tiina. Sa ei ole 2 nädalat mu kõnedele vastanud. Ja ma jään siini peale kogu aeg, ma ei tea, mis sul telefonil on. Ja veel see. Ma lähen, sa oled seal köögis ja ma olen siin muu otsas. Et seda vältida, et sellest ma saan aru, jah. Et vahel sa ei saa kohe panna red flagi, kui sa ei tea, mis seal taust taga on. Ja, okei. Ma olen ka nõus sellega, et kui see info varjamine on nagu vajalik, kui see on põhjendatud. Jah, põhjendatud ja vajalik ja sa literaali ei saa ja ei tohi seda nagu avaldada, siis see on fine. See on fine, see on okei. Aga kui sa teed seda selleks, et lihtsalt nii-öelda ennast parema, kõrgemate aktsiatega nagu turul müüa, siis see on paha. See on paha. Siis on reed. Nii et ütleme, et see jälle sõltub kontekstist. Miks see varjamine või valetamine on ju? Et ma olen kokku puutunud mõlemaga, et inimene varjab informatsiooni sellepärast, et ta ei tohi lihtsalt avaldada mingit infot oma nagu võib-olla siis töökohta, mille iganes asjade kohta. See on fine ja kokku puutunud ka sellega, et see valetamine on selleks, et ennast lihtsalt teha nagu paremaks. Ma olen ka mõlemaga kokku puutunud ja nagu aga kui mõtlen need inimesed, kes ei tohi asju rääkida, aga kui juba asi eskaleerub sinna ja käid sees ära, siis saad ikka teada igasuguseid asju. Isegi kui alguses nagu on seda varjatust ja mingit asja, siis pärast ikka saad. Nii, on veel suhtes / elab eksiga koos. Kuulake nüüd seda. Kas ma saaksin siin, mis ma käin vetsus ära. Tahad rääkida või? No mis siin ikka? Ma ei saa siin sõna võtta. Ma olen teitinud ja läinud eluga edasi
kui ma samal ajal elan oma eksiga koos. Sa ei saa ka seda punast lippu tõsta, sest et sa oled fucking toiminud hoopis teisiti. Okei, ja. Noh, mis sa tõstad siis? Sa ei saa sõna võtta. Ei saagi. Mis sa siin sõna võtta? Ei, see on red flag. Kuigi me oleme ise olnud. Ja ma alustasimegi episoodi täpselt selle jutuga, et siin võib olla asju, mida me ka ise oleme teinud, teeme, aga ütleme, et see on red flag. Et me ei ole ka üleni need vennad. See võib olla green flag, kui see eelmine suhe on läbi. Ja see on läbipaistvalt, kõik on nagu öeldud. Seal ei varjata mitte midagi. Lihtsalt puhtalt logistiliste probleemide kiuste. Sa ei viska ju inimest ka välja. Et annad talle võimaluse ongi, et etapiti minna. See on red flag, kui seda alguses kohe varjatakse. Kui seal on asjad rääkimata. Jah, me jõuame tagasi eelmise punkti juurde, et valetab, varjab tähtsat informatsiooni. See on tähtis informatsioon. Et kui sa nagu varjad seda. Toon siis näite, meie tutvusime, käisime teitimas, mina elasin oma eksiga koos. Minu meelest sa ütlesid seda kohe esimesel korral. Jah, ja ma mingi teisel või kolmandal, kui ma neid küpsisid tegin, siis ma tegin neid, tema põhimõtteliselt koos on. Kõik soogele küpsid, siis ta võib okei, pane seda veel natuke rohkem sisse või ära neid pane. Need on koledad, need ma söön ise ära. Ühesõnaga jah, Vahuri eks, kellega ta veel koos elas, tegi mulle küpsiseid meie kolmandal kohtumisel. Ei, ma ise tegin need. Okei. Aga see oli tema veits retsept. Tema tegi neid ennem ja selles suhtes. Ja me saime ka väga hästi temaga tegelikult lõpuks ju nagu läbi. Ja muidugi, fuck. Pidid saatma mingit informatsiooni talle. Tal oli sünnipäev, mul läks jälle meelest ära. Nüüd on küll tülimajas. Nüüd sa pead talle need küpsised viima, ma arvan. Ei, ma pärast helistan. Nii, ühesõnaga, ütleme, et kui on veel suhtes ja lähed välja, siis see ma arvan suurem red flag, kui see, et suhtes pole, aga elab veel koos. Lihtsalt sellepärast, et ma ei tea, pole jõudnud võtta uut korterit, pole rahaliselt võib-olla nagu võimalik, et see asi ongi jäänud mingitel põhjustel kuidagi natuke venima. See selleks, aga sellest nagu rääkida, olla aus, see annab kindlasti nagu juurde. Nii et ütleme nii, et not fully punane, aga in between on ja. Jällegi, sa ei saa nagu mingisuguse, nagu tänapäeval tahetaksegi võtta. Inimesed võtavadki iga selle asja. Kuskil Insta stories öeldakse, kui sellel mehel on see asi, see on red flag on ja teadmata igal inimesel on see background story, seal hoopis mingi teine asi. Ja siis tehakse ka otsused sellepärast, ei, see vend rääkis esimesel teidil oma eksist. Red flag, ma lähen minema. Siis läheb mingi venna juurde, kes tõenäoliselt 6 aja pärast täispeaga peksab su läbi. Selle asemel, et see vend saab oma eksiga ülihästi läbi, käib aitab tal kolida, käib aitab seda värki-särki ja on all around jumal normaalne inimene. Ja siis ta ei viitsi inimestega tülitseda ja kõigi kuradi mingid paskad. Jaurata ja mingi negatiivset energiat hoida. Mul meeldib lihtsalt mingite meestega tülitseda ja kakelda ja paukida niimoodi, et keegi ükskõik tuleks kallale mulle. Endiselt ma lihtsalt järgin politsei juhendeid, et ära löö esimesena. Siis on kõik fine. Jah, endiselt ootan oma ninalu puruks löömist. Et jah, background story võib teha red flagi, green flagiks ja vice versa. Et nagu tuleb ikkagi see ja background story'd on meil kõikidel inimestel erinevad. Seda ei saa mitte keegi, mitte kunagi öelda täpselt nii. Ei ole ühtset manuali. Jah, inimsuhetes ei olegi ühtset manuali. Kõik sõltub nagu kõigest muust asjaoludest.
Okei, on visuaalselt vormist väljas. Füüsiline vorm on tegelikult kõige lihtsamini muudetav asi. Jaa, aga tegelikult see näitab inimese võib-olla austust enda vastu, enda hoolivust. Vaata background story. Ma ütlen, et saad kokku, ta on mingi nagu kergelt ülekaaluline. Tore inimene ja siis ta räägibki background story ära, et ta on viimased, ma ei tea, 3 aastat 3 töökoha peal rüganud, et endale korter, auto, kõik asjad osta. Siis sa vaatad, what the fuck, et ma ei ole jõudnud üldse tegeleda. Just sain, eelmine nädal on mingi notar tehtud, maksin mingid rahad ära, sisustan kodu, värki-särki ja nüüd on nendega korras ja nüüd ma hakkan seda tegema. Siis, kas see ei ole mitte see või? Jah. See on jälle, sellel on... Ära mine endast välja. Mul on käima! Red Bulli on! 3 tundi unde vend on nii kõrdi teema sees siin. Selle klipi me lõikame välja, see läheb introks. Et ja mulle peaks pärast joon veel ühe Red Bulli ära, lähen peaks seal all selle... Peaks seal karvased sassi kõik. Volvad sassi. Volvo keskuses lüraatri, siis ostke Cupra! Cupra is the best! Tavai, palju meil on veel leida ja lähme edasi või? Background story. Yeah, this is the key. Background story is key. Nii, lähme edasi. Mina ütlen, ma ei tea, visuaalselt vormist väljas. Jaa, kui sa tõid selle argumendi, siis tõesti. Nii. Sest et ma olen kohanud selliseid inimesi ja need on täiesti nagu selles suhtes, kui nad suudavad nagu fuck, ma panen nüüd see. Mitte kõik nagu tõstavad esile ainult need, et see inimene on nüüd 5 aastat trenni teinud või ma ei tea, tänapäeval siin isegi 9 kuud järjest trenni teinud on juba kohe nagu maailmameister. Siin topitakse kuskil igale poole on ja ta on ainult 5 aastat trenni. Aga kui see inimene on ainult 5 aastat keskendunud sellele, et ehitad üles oma elu, mis on palju suurema väärtuse tähtsusega ja tänu sellele ta ei ole suutnud leida aega füüsilist energiat selle jaoks, et enda välimust tuunida nii-öelda, mis on lühiajaline projekt, kui see, et nagu jah. Ma mõistan sind. Lähme edasi. Haiseb. Kui inimene tuleb esimesele kohtingule ja ta haiseb. Jah, see on punane. Ta pole viitsinud vaeva näha selle teedi jaoks ja siis kui see viitsi juba esimese teedi jaoks natukenegi ekstra effortit panna, siis tõenäoliselt 5. ta juba... Tuleb juba räpaste riietega. Mul ongi tegelikult haiseb / räpaste riietega / hoolitsemata. Et see on jah, nagu red flag. Mul ükskord oli ikkagi plekiga särk seljas. Oli vä? Jaa. Mul tegelikult ma arvan mitu korda olnud. Kus see plekk oli? Mis plekk see oli? Kas see oli sellest, et see lihtsalt polnud pesus maha tulnud? See plekk polnud häbiplekk. Okei, ma teen nalja praegu. Eks ikka ole, vaata, mul on väga palju teidid on olnud mingi koeraga jalutamised, sa ei pane sinna smokingut selga. Lähed tavalist riietega, siis autos vaatad, fuck, mingi käpaäljed on peal või aga mitte see, et mingi nädal aega oled kandnud seda juba, et see mingi sitane. See mul täna seljas 3. särk muide. No tubli jalad. Hommikul töölt tulin, oli 1 särk seljas, siis ma käisin vahepeal saalis, panin 2. särgi selga ja nüüd see on juba 3. särk seljas. Suvi on see, kus ma kannan päevas vahest 5 T-särki. Jah. Aga see on red flag tegelikult, kui lihtsalt ma ei mõtlegi, et mul on mingi plekk seal peal, mingi koer hüppast peale, see on nagu räpane. See on lihtsalt mingi särk, mis on mingi 3 päeva kandnud, läbi igistanud juba nagu sa haisid seal aine, sa pole korrad juuksid kammid, sa pole, ma ei tea, võibolla hambaid pestnud, tuleb seal mingi lönta kohal aine. Osadel on mingisugune probleem, et nad nagu ma ei tea, see oli vist mingi psühholoogiline värk ka, et nad ei, jah,
kuidagi ei taba ära seda nagu personal hygiene. Mina olen väga vaata lõhna inimene ka. Sa oled see 11 vajutust lõhna enam väljaminekut on miinimum. Jaa, mulle meeldib, et ma ise ka tunnen, et mul on parfüüm peal ja mulle meeldib, kui inimesed kasutavad head parfüümi. Et mina teen väga palju komplimente ka just täpselt selle kohta, kui keegi lõhnab hästi. Mis see siis nüüd oli? Peerendasid või? Praegu mitte. Aga okei, jaa. Lähme edasi. Jah. Uurib sinu käest liiga isiklik asju. Jah, mis on isiklik? Sa ütled, et see on nagu green flag või? Meil oli see enam-vähem. No, jah. Aga jällegi, defineeri esiteks isiklik ja just oligi ju see, et kui ta ei uuri sinu kohta, siis see on red flag. Kui ta uurib liiga isiklik asju, siis on, ma saan aru. Kui ta juba uurib ja tunneb huvi, siis see on ju nagu green flag. See no mingine vaata nagu taktitunne ka olema ja see, et sa hakka kohe nagu littima neid isiklikke asju. Sa build-up'id on ja seda vaata. Näita mulle oma krediitkaarti. Jah. Kus sa saad oma telefoni mulle näidata? Palju sa palka said eelmine kuu? Mitu tundi tegid? Näita mulle neid chatte seal. Palju see tunni net teeb? Ongi täpselt, kus sa elad. Anna oma võti, ma teen koopia. See on juba päris hull. Jah, see on nagu red flag on ja, aga kui te olete juba jõudnud oma vestluses sinna, et te juba nagu räägite väga personaalseid asju, siis see on, ma arvan, okei on ja. Et kui te mõlemad tunnete, et teil on suke ohutu ja turvaline juba rääkida, keskkond selline, siis see on fine. Jah, esimesel date'il on fine rääkida, mis on lemmik sekspoosid. See on ka mõistlik. Kui see vestlus jõuab sinna ja see küsimus ei ole mingi esimese 5 seas. Sul meeldib, kui see tahet pannakse. Nagu julma. Teenindajad on nüüd lauale ja sa paned vist kohe. Kas sa olete valmis tellima? Oota, sa Eit pole veel vastanud, kas sa tahad tagant saada. Ja siis paist selle... Tule, mis passid, too mulle kuradi 2 õlle, sul meid taha saada või? Ma tahaks siiralt loota, et selliseid inimesi ei ole enam maailmas, aga kahjuks ma kogu aeg kuulen, et selliseid on. Ma tahaks isegi eksperimendi huvides saata su kellegiga välja niimoodi, et sa annad endast parima, et teha sellest tema elu kõige kohutavam date. Sa oleks jumala hea selles. Ma saaks sellega pärast hästi hakkama. Ja, et tahaks kaamerat panna igale poole sinna ruumi vaata. Siis seal oleks ju see, et... Ei no sind paneme kindlalt trenni, värk särki. Need roised ka. Eit, see on siin, jaa. Okei. Kus see taha paneme see enne? Ja palju palka saad? Jah. Kus töötad? Palju plekki saad? Aha. Homme mu lapsi tahad näha või? Tavai homme spaasse, sina maksad. Mul titetel oled ka. Eks ka. Ema ka. Mamsu ka lisas, jah. Mamsu ka. Tavai reis. Mis mõttes sa ei saa homme? Sina ei tee. Mina olen mees. Mina ütlen, kui sa sellest käivad. Mina olen pere peale. Ja mul läheb täna kauem, ma olen sõpradega kurdi vutti vaatama, et sa käi mu koeraga jalutamas ka ära. Aga korteri võtid ma sulle ei anna. Lase uks tagant kinni lihtsalt. See oleks päris hea. Huvitav, kas ma olen kellegi mingi õudsa teitimiseks. Ma olen ikkagi ju teitinud sadade naistega. Huvitav. See tasub. Võite anonüümselt kirjutada. Kas keegi on saanud siin väga õudse kogemuse? Kindlasti on. Ma ei vaidle vastu. Aga jah. Liigselt füüsiline tungib sinu nagu mugavustsooni. Jaa. Igal inimesel on ikkagi,
nüüd on ju meil võeti ju vastu nõusoleku seadus. Et sa pead enne küsima, et kas sa võid katsuda pigem ja, et kas nagu noh, see puudutuse asi, see peab olema nagu ka niimoodi, et okei, alguses väga briefly tungid korra sinna sisse, et kohe tõmbad tagasi, vaatad, loed inimest, et kas see oli nagu okei või värki-särki, see on nagu julm teema. Mitte nii, et kohe mingi kuradi ümber kinni käisi tagumikule, ja noh, see on nagu fuck, see on nagu kohe või nagu lähedki kohe, istud kõrvale, surud ennast sinna alla ja mingi hakkad seal kõrva sosistama. See ei keri. Mul on ka kohe nagu see, et tere, vähemalt 1,5 meetrit, istu minust eemal, ära fucking katsu mind. Kõigepealt peavad need kaugemad tšakrad oma vahel hakkama, siis lähed kokku ja siis käib ja siis õhtul võib-olla saad lahti ka. Nii, mul on siit lehe pealt viimane. Avaldab esimesel kohtingul armastust. On? Jah. Mina ütleks küll, et see on roheline. Okei. See on väga punane. See on väga punane. Ärge tehke seda. Kui sul on tahtmine seda teha, siis oleks vaja taaskord mainin seda üks 10 sessiooniline teraapia külastus. Ei teeks paha. Et seal on mingisugused issued. Nii, nüüd tulevad telefonist järgmised. Lihtsalt näiteks mul on olnud mitmeaastalisi suhteid, kus ma pole suutnud seda välja öelda. Nii et noh, et sellel asjal võiks olla nagu jumet või tähendust või ma ei tea. Ja. Mul on ka issued selles suhtes. Nii, võtame siis telefonist nüüd. Telefoni parooli küsimine. Vaata, see on see isiklik ruum. Kuhu sa ei tungi. Sellega läheb natukene aega. Et üleüldiselt ma arvan, et see on niisugune inimõiguslik asi. See näitab, et sul on mingid trust issued või see, ma ei tea. Jaa, ma olen jõudnud sinna kohta, kus mina ja minu partner teame üksteise telefoni neid ja see on nagu fine. Jah, mina ütleks nii, et mina ei taha, et minu partner teaks ja mina ei soovi ka ligipääsu kellegi teise telefoni ja lihtsalt minul võib-olla ma natukene see, ma ei tea, mul ei ole nagu sellised trust issue'sid. Minul teiste suhtes ei ole. Võib-olla inimestel on minu suhtes neid. Olnud ja kindlasti on ka jätkuvalt, aga minul jah, kuidagi mul puudub nagu see soon, ausalt öeldes. Telefon on nii isiklik seade jah, et see telefoni kohta peaks kehtima see sama see isiklik ruumi, see läheduse teema, et noh. Alguses on see kindlalt nagu red flag, mida suhe edasi, seda rohkem normaalsemaks see muutub. Mingi hetk juba suhtes olnud inimesed võiks üksteise telefonidest täiesti pohho jälle. Mis seal tehakse, mis seal ollakse. On ju, inimesed on normaalses suhtes, mõlemad scrollivad, vaatavad nalja pärast, mis Tinderis toimub äkki. On. Teame. Mingid asjad, mis on mõnele paarile täiesti mingi, kuidas, see on ju täiesti paha, see on maailma lõpp, kuidas nad seda teevad ja värki-särki on teiste jaoks normaalne ja siis vaatavad seda teist paar, noh, ongi. Jah, kõik mõtlevad, ma olen nagu veider on ju ja ma mõtlen, et kõik teised on veidrad. Noh, igaüks oma metta otsast on ju. Jah. Keelamine üritusele, ma ei tea, reisile sõpradega kohtuma minemine või noh, et sa keelad nagu teisel teha selliseid asju. Ma mõtlesingi, et mida sa teed praegu? Ma olin segaduses lihtsalt. Keelata ei tohi mitte kunagi. Ja. Lihtsalt
mul on see punane lipp on nii palju lehvimist saanud. Mulle see läheb see roheline katki, ma mõtlen huvitav nagu miks on ja. No võt. Vabandust, ei teinud nii hästi siis neid lipukesi. Väike põhjendus siia, et paljud ju mõtlevad, et kui ta tahab nagu minna kuskile oma ette, et tahab minu juurest põgeneda, on ju. Aga võtta ka seda aega, siis ole nii ka mees, kus keegi tahaks su juurest põgeneda, et ta tahaks kogu aeg sulle seal külje all. No jaa, aga see kogu aeg koos olemine, see ei ole ka nagu üldse mingi ruumivärk, üksteisel on vaja ruumi. Praegu ka, miks see kokkuhoid oli? Meil on mõlemal, ma tean, et temal on vaja, ma tean, et minul on vaja oma ruumi, oma seda safe place'i. Jumala fantastiline. Jah, mina arvan ka, et see aja andmine nagu üksteisele on hästi oluline ja ei ole vaja piirata nagu seda vabadust ja et kellegi nagu tiibu kärpida, ütleme nii. Ja. See on suur rets tegevus. Kui sa kardad, et ta kuskil peol leiab mingi teise venna ja läheb minema, siis... Ju siis see pole piisavalt hea partner. Ei, selles suhtes siis ta polnudki sinu oma. No, või niipidi. Võib ka niipidi võtta. Siis sa said lahtidest. Alati tasub nii mõelda. Lihtne. Ma olen seda kõik läbi elanud. Kutid, ärge pabistage. Saitegi jamast lahti. Kui neil läheb su järjest ära, ma olen kohe, okei, ma sain lahti. Ta polnudki minu inimene. Ma lähen edasi. Võib-olla veits isekas, aga noh. Nudede saatmine. Oota, aga siin on nagu sulgudes ka, et noh, enne seksuaalakti või pärast seksuaalakti? Jällegi, see muutub. Ja. Aga ma isegi tunnen praegu kohati natukene ebamugavalt nudede saatmisega. Ma olen saatnud inimestele, muidugi kes ei oleks, aga mis inimestele, mis staadiumis see suhe on, kuhu see suhe pärast viib, mis nendest piltidest nagu saab, mis eesmärgid seal on. Kas ma tean, et see pilti kasutatakse normaalselt? Üldiselt ma olen ikkagi väga palju, kui on olnud läinud juba mingis sükkseks asjaks, saatnud neid ära kustuvaid pilte vaata. Kus ei saa screeniga teha. Sa saadadki munni pilti lihtsalt või? Sa saadadki lihtsalt munni pilti või? On seda ka ette toodud. Või videosid, kuidas ma jõuan tippu. See on väga erutav. Aga see on juba sellises staadiumis, kus on, noh, üldiselt on juba tehtud omavahel see asi ära. Mitte ennem. Kõigepealt näed laivis ja siis hakkad seda virtuaalset asja ajama. Mitte see, et noh, ma saan aru, sul on kindlasti kogemusi sellega rohkem. Ma saan aru, et mõned vennad peale esimest kohtikud või isegi enne esimest üldse nägemistki juba läkitavad selle. On juhtunud. Läkitavad veel ja. Mida sa vastad, kui mingi vend saadab sulle mingi random jürba pildi? Ega see ongi natukene nagu segadus sajav, et kas sa nagu kohe ütled, et taun oled või oled nagu mingi ok, nice. Ja. Ilusa kurviga või? No, mingi isika. Veen papib. Jah, et ma pigem nagu ütleks ka, et see on red flag, et ei ole vaja neid saata ja ma mõtlen, et noh, ma ei ole ka väga suur selles mõttes, et noh, ongi, mis asi siis, mis me nagu mõtleme, et kui tuli välja, et sina saadad selliseid huvitavaid nagu videosi isegi, siis mina nagu selliseid videosi ei saada. Aga noh, mingi pilti ikka olen teinud, aga mitte nii, et mingi sirkel arale ja pikki on ja. Kui sa oled juba koos inimesega. Ei no jah, it's fine. Aga mina, ma ei tea. Ma olen praegu ju tikkpikke oma sõpradele ja kolleegidele ka saatnud. Ja hiljuti saime küll, jah. Ja see on natukene vingem. No see on teine teema. Selles mõttes, see oli ikkagi injury ja märk, et see on nagu seksuaalse tagamõttega, vaata. Mulle lihtsalt meeldib see, et see on, vaata, me kogu aeg kasutasime seda baklasaani emojit, et siis see nagu peaks olema nagu siis selle väärtus. One on one. Aga siis minu see nägi välja, et tol hetkel nagu see
lilla baklažaan. Reaalselt. Mõnus. Reaalselt. Okei. Selles suhtes ma arvan, et ennem kui ei ole omavahel tehtud seksuaalvahekorda, on nudede saatmine red flag. Peale seda on see green flag, võib-olla võib ka nimetada eelmängu osa. Okei. Ma võin umbes sama öelda, et see on okei. Aga jah. Jumala tuus on sõidad töölt koju, sa tead, et naine on kodus ja ta juba vaikselt saadab sulle veits mingit siukest nudevärki või mingit siga. Ja nii võivad ka muidugi liiklusõnnetused juhtuda, ärge tehke seda. Üldse roolis telefoni kasutamine peaks olema nagu et. Mõtle, sõidad koju, oled kolleegiga peale võtnud, istub taga istud, siis tuleb auto selle ekraani peale, tuleb video. Aga tuleb ka läbi niimoodi või? Saab teha. Ma ei teadnud, et niimoodi saab. Okei. Teiste inimeste kritiseerimine. Ma teen seda. Ma ei saa ka öelda, et see on red flag. Sa tead, et ma teen seda väga palju. See on green flag. See on oma arvamus. Ja meil on õigus. Meil on põhiseaduslik õigus oma arvamusele nii sõnas, kirjas kui ka pildis. Just. Ja vahest on nagu see, et sa hakkad kedagi kritiseerima ja see inimene on täiega sinuga sellel samal lainel ja siis te rändite koos selle inimese peale ja siis see ühendab teid. Ja kriitika. Sa oled jumala hoos, ma hakkan juba ära väsima. Ma olen see full kofeiini selle peale, et usu mind 15 minuti pärast ma kukun ja ärkan hommikul ja tõenäoliselt. Ja. Aga teeme siis selle suhse kiirema lõpu. Nii, teiste inimeste kritiseerimine, mina ütleksin tegelikult vastuldes punane, aga see on nagu sõltub, vaata, et kas sa teed seda pahatahtlikult või sa teed nagu nalja. Et see on ka nagu vahe. Ja. Et võib-olla on see, et kui sulle meeldibki lihtsalt mingi rantida, ma ütlengi rantida, võib-olla on mingi... Tegelikult kõik red flagid, kui sa maskid need huumori taha ära, siis need on green flagid. No ütleme, et see pole teiste inimeste kritiseerimine pole päris fulli punane, aga ta ei ole ka kindlasti päris nagu roheline. Et mulle meeldib võib-olla teiste inimeste kritiseerida nagu mingid tussukaid, vaata. Või ma ei tea, tõesti inimene, kes täiega lappab, vaata, siis ma olen nagu see, et mõtet vaata, mis see teeb. Niisugused asju või mingi, ma ei tea. Ühesõnaga, mitte nagu pahatahtlikult, mitte selleks, et teha ennast paremaks, sellega teisi alla tõmmata, aga lihtsalt ongi mingi ventileerida. No, aga kui sa tead, et faktiliselt mingi inimene on võlts, valetab, elab oma elu mingit teistmoodi. No ma ei tea, meil on ju neid nii palju neid maailma parandajad siin, kes tegelikult, kellel laps, samamoodi mingid lapsed näil, kes suhted putsis, kuradi, ma ei tea, visatakse kodunt välja, kuradi antakse üürikorterid mingi täis lagastatud, see on ju avalik info ja siis on influencerid või mis iganes asjad räägivad, kuidas nad on see ja teine, reklaamivad sul toodet, siis inimesed ostavad, tegelikult endal on kuradi üürid maksmata ja kõik on mingi perseseine. Noh, kui siuke inimene ja sa tead, see on faktiline see taga, võid ju kritiseerida. No jaa, sest et see on nagu what the fuck elu on ja siuke, no. Ma saan sellest aru, kui see on põhjendatud, aga kui see tuleb tühjast kohast, lihtsalt, et ennast, ma ei tea, õpitada selle arvelt, et teisi alla tõmmata, ilma aluseta võib-olla on ja, et siis on nagu negatiivses võtmes, aga muidu okei. Ma olen ka alati öelnud, ja ma olen ka kunagi olnud selline. Ja ma teangi, et see on nagu viga ja see on nagu okei. Ütleme siis, on sõbra eks. Nii, põhjenda. Üldse igasuguste sõprade ja tuttavate eelmisi partnereid. Ma ei tea, see on mul nii vastu, mul on mingi 2 korda elus juhtunud, 1 kord täiesti tahtmatult, ma ei teadnudki, et mul
sõber on olnud intiimsetes suhetes või ka isegi natukene tugevamates suhetes selle naisterahvaga. Peale seda oli nagu see, et kõigepealt tõmbab mul endal kohe nagu ja siis oli vaja nagu rääkida, kas see on nagu sõbra jaoks okei. Sest et mina olen selles, ma olen läinud alati küsinud nagu sõbraks, et kuule, kas see on okei, et ma ei teadnud, et teil kunagi oli, kas see on okei, et ma üldse taga mingit asja on. No mis sõnaõigus tal üldse enam on? Otseselt ei olegi, aga mingit validatsiooni sa tahad vaata, et kui sõber on su elus olnud kauem, siis nagu noh, ma hindan ikkagi selle sõbra väärtust oma elus rohkem kui see noh, ega päris aus olla, kui ma olen teadnud, ega siis ma olen juba sihilikult mitte nii tõsiselt seda suhetanud ka. No mina ütleks, et see on mitme otsaga asi. mitme otsaga asi selles mõttes, et kas see sõber on su nagu sõber või on sellest inimene, kes on su elus olnud. See on ka nagu mõttekoht on vaata, minu jaoks oli juba isegi väga nagu oligi siiamaani, et ma tean lihtsalt üht inimest, kellega kunagi ammu on olnud ja see inimene ei ole minu jaoks sümpaatne, siis see on tõstatanud minust küsimus, okei, vist äkki, kas see sobib mulle, ei sobi mulle, okei, ma olen seda nagu ventinud ja nüüd ma olen otsustanud, et see sobib mulle, vahet ei ole, see on see. Aga kui seal oleks mingi inimene, keda ma tean nagu väga hästi, siis noh, see ei ole minu jaoks, see ei ole okei. Sa tead see? Ütleme, et jah, igalühel on õigus oma arvamus. Ja, ei ongi. Ja ma olen olnud ka see, et nagu mingi pro code on ja, aga ütleme, ma olen pidanud selle peale mõtlema viimasel ajal päris palju. Ja millest sa rääkida ei taha. Millest ma rääkida tegelikult ei tahagi, aga vaadates, millega ma nagu tegelen, siis tundub, et no, lõpeta. ma ei saa otseselt seda rohelist lippu nagu tõsta, sest et ongi küsimus, kas sõbra X on green või red. Defineeri sõber on minu nagu üks koht on ja noh, ma ei tea. Neid sõpru ja tuttavaid on nagu mitmeid. No jaa, ma tean, kuhu sa sihid. Selles suhtes, noh, siis sa juba tead, kui noh, see ongi see nagu minu jaoks on nagu väga nagu ja see on ka isegi nagu ju nagu kuidas ma ütlen, loomariigis igal pool, et väga paljud ju ongi karjaloomad, lähevad paarilist otsima kuskile kaugele, rändavad loomad looduses sadu kilomeetreid, et leida kuskilt mujalt see ongi mõeldud evolutsiooni see, et rikastada liiki. Ja siis ongi see, et mulle ei meeldi üldse kuskist väiksest riigi. Ei, no, ma tean, aga noh, ma episoodi tegelikult alustasin ka nii, et väiksest ringis mingi kokku keppida on nagu mõttetu. Jah, see on red flag. Aga Eesti on nagu selles suhtes paratamatu. Minul on üks elukaaslane tutvunud mingi teise inimesega, lõpuks tuleb välja, me kunagi teadsime, olime seal mingis asjas seotud, okei, aga igapäevaselt ei suhtle, võib-olla ei nagu noh, jah. See ongi, sa pead nagu siis aru saama, vaata, kas on fine või ei ole, on ju? Sest mul on nagu väga ebameeldiv, kui ma olen kellegiga väga tihedalt seotud, ma olen koos ja ma tean, et mingitel üritustel on kohal ka mingi inimene, kes on ka võibolla enne mind. Ma saan aru. Siis see on minu, ma ei taha ennast panna sellisesse olukorda. Jah. No võt. Lähme edasi. Ma tõstsin lipu. Ma tean, kuhu sa selle küsimusega sihtisid. Jah, kõik on vastatud. Me tahame kõik teada, kuulajad tahavad teada. Aga mul ei ole midagi rohkem lisada siia praegu. Mis toimub Ammonia?
magamistoas. Vahuri magamistoas teeme kõiki, seal pritsib verd, möll käib. Aga võtame järgmise. Me ei räägi täna minu eraelust. Kas kolleeg on green flag või red flag? Kolleeg, kolleega. Jah. Mina paneks ka ikkagi pigem nagu, et ma ütlen, et tegelikult nagu võiks hoida töö ja eraelu lahus. Ja. Et seal pärast tekib hõõrumisi. Kui see on kahepoolne lihtsalt fun värk, vahet ei ole, aga kui seal ikkagi, ma ei tea, kas ma üldse elus olen niisugust kahepoolset fun'i üldse palju näinud, kui see on maksustatud, see transaction on siis jah, aga kui see on ikkagi kahe nagu tavalise inimese vahel, kuskilt hakkab ikka keegi midagi hõõruma ja töökohaselt see muudab produktiivsust, värkis-särki, siis hakata rääkima, siis hakatakse ussitama üksteise vahel, see on nagu pahandus, siis hakatakse töökohtad vahetama, mida iganes, see on nagu pahandus. Ja noh, on ju teada, et töökoha need kuradi orgiad, asjad on nagu nii teemas. Võt, see on jah punane lipp ikkagi kolleegidega sehmed sahkendada. On, ma arvan ka, et on. Räägib vend, kes on seda teinud korduvalt. Ja siis... Kogemuse pealt. Kas ma järgmise võtta või? Võta. Mul on täiega vetsukas, aga me võtame 2 viimast. Tavai. Ta ei taha sind oma sõpradele perele tutvustada. Kas häbeneb? Vot ongi, ei tea, me ei tea seda. Mõnes mõttes on see red flag. See mõnes mõttes red flag, see oleneb nagu, kui kaua see asi nagu kestab. Ma saan sellest aru, kui see on mingi esimese paari kuuga, vaata, ei ole nagu see, et sa tahad teda tutvustada kuskile, et kui sa pole veel isegi kindel, kas see asi on nagu, et me lihtsalt vaatame, kas me nagu sobime üldse, kas see asi läheb kuskile ja siis nagu tutvustada, kui läheb, aga kui sa oled juba mingi pool aastat pluss olnud juba nagu ütleme, et vaata nagu suhtes koos ja siis sa ikka nagu ei taha, vaata, siis see on nagu sus. Siis on kindlalt nagu red. Ütleme, et kui sa olete pool aastat juba timmind ja ikka ta ei taha sind tutvustada perele ja sõpradele, siis see on punane. No pärast esimest kuu aega oleks see juba täitsa okei. Kuu aega? Kurat, mul on vahest võib-olla 6 aja jooksul ongi mingi paar päeva, kui ma leian, et selle inimesega üldse kokku saada. Ma ei jõua selle ajaga veel nagu otsust ära teha ju. Paneme rohkem ikka, mingi 2 kuud, 3 kuud. Ja. 2 kuud. Tavai. Okei. Jah, kui ütleme, et kohe esimese 2 kuuga ei tee, siis on veel see, et okei, see on fine, ootame, aga pärast 2 kuud juba oleks nagu siuke, et mis nuss on. Kuule, särk on. Jah. Häbened mind või? Jah. Nii. Võtame viimase. Tavai, viimane. On eksiga koos pildid, videod alles? Nagu online üleval? Ütleme, et oma telefonis. Ei, online üleval on red, kindel red, aga kui on alles, siis ma ütleks, et mul on pohhui. Mul on jumala savi. Hoia alles. Okei, kui need on mingi nuded, siis see on nagu... A videod? Tahad rääkida nüüd enda asjast või? Sul on... No jah, mis ma siin kommenteerin, endalgi on mingid asju, ja mina ütlen, et minu... Online üleval on kindlalt see, kui on kuskil kaustas mingid materjalid puhtalt teaduslikel või muudel põhjustel, põhjendatud põhjustel on see okei või on lihtsalt jäänud. Mis on põhjendatud põhjus? Et mulle meeldib endast see pilt. See, kes seal kõrval on. Okei, aga ma mõtlen, kui sul on nagu mingi video. Mulle meeldib, milline maa seal välja on.
ma tahan enda performance'it võib-olla hinnata mõne aja pärast, kuidas ma seda seal tegin või seda tegin. Et teadusuuringute training purposes. Aga sul on sellega probleem olnud? Millega? Et sul on alles mingid asjad ja sa oled need ära peitnud ja öelnud, et sa kustutasid ära. Ja ei tea, kas ma olen veider inimene, mida ma teha saan, ma tunnistan selle. Okei, ma ütleks, et jah, et sotsiaalmeedias võiks olla maha võetud, muidu on punane, aga kui on jah telefonis, minul on ka pilte ja asju alles ja ma ütleks, et kui keegi ütleks mulle, et ma pean nad ära kustutama, siis miks? Kogu selle tänase mängu kokkuvõte on see, et elus lehvivad kogu aeg Mõlemad erinevad lipud. Siin vahel on võib-olla pruunid lipud, mõni kollane, sinine. Matter of context backstory ja värki ja võtke ikkagi ise neid otsuseid vastu, kas see sulle sobib. Kui su sõber Maali ütleb, et see on räme green flag, mulle eelmine kutil oli täpselt see sama teema ja see on kohe on perses. Kui see ei ole sama inimene, kellest te räägite, siis ära kuula seda Maalit, mõtle ise ja ärge ka meid kuulake. Jah, analüüsiga oma olukorda. Mõtke meie mõtted, meil on nii palju seda. Tegelikult on see. Jah, kui on nii, siis on nii, aga kui on naa, siis on nii. Ise oleme käitunud hoopis teistmoodi vahepeal ja arvamused ongi see, mis vaata näiteks, ma ei tea, pool aastat tagasi on see, selle sama inimesega võib sul muutuda 6 kuuga fully selleks. Sa ei tea, never. Nunca sa ei tea, kus kohas on roheline lipp. Fuck it, ma olen päris väsinud tegelikult. Aga tegelikult see oli hea episood ja mulle väga meeldis. Ja mulle meeldib tõesti, et sa performid paremini, kui sa ei tea skripti. Sulle meeldib free flow. Sa pead free flow laskma. Freestyle. Open mic. Jah, aga jah, põhimõtteliselt teemegi siin mingi selle kiire lõpu, et see on siis episood 68, tellige, subscribe'ige, ma tean, ma ütlen seda sõna kogu aeg valesti, mind ei huvita, et ma kirjutan valesti, mind ei huvita, et ma hääldan asju valesti, mul jumala pohhui. Jah, võtke, sest et ongi endiselt 60% kuulajatest on non-subscriberid. Meid, jah. Ja logige kõiki tema mingite accountidega sisse ja minge võtke ämma telefon, pange seal, võtke äia telefon, siis minge vanavanemate juurde. Kõikide tema armukaste telefonidesse. Kõikide armukaste telefonidesse pange siis kolleegid, eksid, vanade kodus käige, pange kõikide. Ja järgmine episood on 69. 69, very nice. 69 ja siis me hakkame rääkima sellest, kuidas Vahur uuesti süütuse kaotas. Jah, seksist me hakkame rääkima. Ja kuna ma performin paremini, kui ma ei tea, mis juhtub, siis Ammonia võtab selle au enda peale. Ja kuna ma olen ikkagi ülihea intervjueerija. Ja kindlasti saab ka osa olema teies, varsti tuleb question box, küsige võimalikult räpaseid veidraid küsimusi ja mina vastan neile ausalt ja otse. Kuule, aga thanks. Kaif. Ma tahaks ka pissile minna juba. Jah, tšau, sõbrad!